Mina kutsun teid mõtisklema teema üle, millele tähelepanu pöörata kõrgvererõhutõve diagnoosiga patsiendi käsitluses, kui minu uuringu tulemused andsid selge seose meisterlikkuse ja psühhosotsiaalsete tegurite vahel. Kõrgvererõhutõbi, teatavasti ka arteriaalne hüpertensioon, on levinud ja 30–79 aastlastest eestlastest on arteriaalne hüpertensioon diagnoositud 2/5 nimetatud vanusegrupist. Kõrgvererõhutõbi ei ole probleem mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas ja globaalselt, sellepärast et tervisekadu, mis sellest tekib, just läbi isheemiliste südamehaiguste, hemorraagilise insuldijuhtude ja isheemilise insuldijuhtude on see, miks pärast on sellele oluline tähelepanu pöörata. Minu uuringu tulemus, mis on siis läbi viidud longituuduuringu tulemusena Eesti kohordis ja Rootsi kohordis ja longituud oli siis, jälgimisperiood oli siis 13 aastat ja baasvanus oli siis 55 eluaastat. Ja see näitas väga olulisel määral tugevat korrelatiivset seost negatiivsete stressi tekitavate elusündmuste mõju vahel ja depressiivse meeleolu vahel. See oli oluliselt kõrgem Eesti kohordis kui Rootsi kohordis ja kui võrrelda nüüd eraldi veel hüpertooniatõve diagnoosiga kohorti ja mitte hüpertooniatõve diagnoosiga kohorti, siis just nimelt diagnoosiga kohordis oli stressi tekitavad negatiivsed elusündmused tugevas korrelatsioonis depressiivse meeleoluga. Eraldi tahan rõhutada meisterlikkuse osa. Meisterlikkus on teatavasti isiksuse joon, eneseusk, mis on iga inimese sisemine omadus, aga mis on tuletatav tema tervisekäitumisest, tema suhtumisest, tema harjumustest, tema tunnetest. Ja meisterlikkust mõõdeti siis antud uuringus maailmas väga tuntud Berliini meisterlikkuse skaalaga ja nüüd on siis see ka eesti keeles valideeritud. Stressi tekitavad negatiivsed elusündmused on antud uuringu kontekstis siis nii kellegi lähedase pereliikme surm, kaotus, tööga seotud, töö ülepingega seotud tegurid, halvenenud suhted perekonnas, lastega seotud probleemid ja muud olulised tegurid. Ja siin depressiivsest meeleolust me räägime tõesti ainult depressiivsest meeleolust, mitte siis depressiooni diagnoosist. Psühhosotsiaalsed tegurid teaduskirjanduse põhjal on nii ägeda kui kroonilise stressi põhjustajad ja just need stressi tekitavad elusündmused ja depressiivne meeleolu tulid siis minu uuringus olulisemate teguritena välja. Mida pikeajalisem ja mida kõrgema mõjuga see stressi tekitav elusündmus on, siis seda rohkem see mõjutab hüpertoonia diagnoosiga patsienti. Ja kardiovaskulaarsüsteemi poolt on siis tervise kahjulik mõju põletiku ja verehüübivuse näitaja tõus, mis omakorda on ju riskifaktor isheemilisteks südamehaigusteks ja insuldiks. Teiseks, vererõhu regulatsiooni halvenemine, mis tähendab seda, et kui ka patsient võtab korralikult antihüpertensiivseid ravimeid, siis kroonilise stressi foonil tema vererõhk on ikkagi normi eesmärkväärtustest kõrgem. Ja sellega seoses toob teaduskirjandus välja, et kõikide kõrgvererõhu diagnoosiga patsientide hulgas on oluline hinnata psühhosotsiaalsete tegurite osa. Mis veel on oluline tähele panna? Teaduskirjandusest tuleb välja 2 olulist mõjude gruppi. Esiteks sotsiokultuurilised mõjud, millest siis omakorda tuleb välja 3 olulist komponenti. Need on ka tüüpilised tausttegurid, mida ka uuringutes ju hinnatakse.
Sugu, kus naised on enam eksponeeritud depressiivsest meeleolust, mis võib siis olla tingitud kas sellest samast kroonilisest hüpertooniatõve diagnoosist, millega inimene peab elama oma elu lõpuni, või ka muud tegurid, pigem siis need erinevad stressi tekitavad elusündmused. Teine haridustase. Mida madalam haridustase, seda madalam sotsiaalne heaolu, seda vähem efektiivseid toimetulekuoskusi elus nii kroonilise haigusega seoses kui ka siis muid vajalikke oskusi igapäevaelus. Ja see mõjutab ka inimese positsiooni elus, siin on eelkõige mõeldud siis tema tööga seotud positsiooni. Ja sissetuleku puhul tuuakse välja seda, et ebapiisav sissetulek, aga ennekõike vaesuses elavad inimesed on rohkem eksponeeritud depressiivsele meeleolule ja neil on ka siis rohkem nii-öelda tugevamalt väljendunud füüsiline ja vaimne madal heaolutase. Sotsiokultuuriliste tegurite kõrval on teise olulise mõjugrupina elukaarega seotud mõjud ja siin omakorda 3 erinevat gruppi. Nüüd elukogemused, et mida rohkem on inimesel elu jooksul kroonilise stressi mõjureid ja mida püsivamalt ja pikaajalisemalt need on, seda rohkem on häiritud tema sotsiaalne toimimine ja seda rohkem on häiritud ka toimetulekuoskused, mis omakorda seostub nüüd siis isiksuse omadustega, ehk seda rohkem on tal madalamat enesehinnangut, seda madalam on ta meisterlikkuse tase ja see väljendub kõik madalamas enesehinnatud elukvaliteedi skooris. Vanusega seotud muutused on tingitud normaalsest vananemisest. Nüüd, millised on tervisetegurid selle vananemisega, kui palju inimese eluheal on terviseprobleeme, mis suuremal või vähemal määral teda mõjutavad, on väga individuaalne. Aga mida rohkem on terviseseisund häiritud kas ühe või rohkema kroonilise haiguse suhtes, seda rohkem on häiritud ka toimetulekuoskused ja seda madalam on ka meisterlikkuse tase. Ehk kõrgem meisterlikkuse tase vähendab olulisel määral kroonilise stressi mõju. Ja siin ei ole oluline see, kui palju on neid negatiivseid elusündmuseid arvuliselt, vaid oluline on nende kas või ühe stressi tekitava elusündmuse mõju. Mida kõrgem, seda rohkem mõjutab. Ja viimasel ajal on järjest rohkem uuritud ka ajalooliste perioodi konteksti ehk riigi elatustaset sõltuvalt sellest, millised poliitilised sündmused on riigis toimunud ja siin võetakse siis Ida-Euroopa riigid ja Lääne-Euroopa riigid ja mida madalam riigi elatustasand, seda rohkem on mõjutatud selle elanike terviseseisund ja seda rohkem on ka kroonilisi haiguseid, sealhulgas kõrgvererõhutõbe. Kuidas see kõik kokkuvõttes kõlab? Ehk nende eelmainitud tegurite koosmõju on nüüd kirjeldatud siin ja kui me vaatame seda keskmist osa, kus siis kõrgvererõhutõve diagnoosiga patsiendi puhul on oluline hinnata psühhosotsiaalseid tegureid, kas ja kuivõrd on depressiivne meeleolu avaldunud ja millest see on põhjustatud ja kui palju on inimese elus stressi tekitavaid elusündmusi. Milline on tema meisterlikkuse tase? Meisterlikkuse tase on võimalik hinnata siis Berlini maasteri skaalaga, millel on ainult 11 küsimust ja väga kiiresti saab tulemused. Nüüd, need kõik 3 tegurit mõjutavad 11 vahetult ja eraldi on vaja siis tähelepanu pöörata nende tegurite koosmõjule. Ehk siis juba räägitud sotsiokultuurilised ja elukaare mõjud. Mis väärtust see kõik omab patsiendi käsitluses? Iga inimese elus on suuremal või vähemal määral erinevaid elusündmuseid. Ühed rohkem stressi tekitavad, teised vähem.
Ühed mõjutavad rohkem meeleolu, teised vähem. Oluline on see inimese sisemine tugevus ehk see eneseusk ehk see meisterlikkuse tase. Mida kõrgem see on, seda parem on inimese toimetulek, näiteks kõrgvererõhutõve haigusega, aga ka tegelikult muude elus vajalike nii-öelda toimetulekuoskustega töös, igapäevaelus, suhetes ja nii edasi. Hästi toimev tuleb patsient, teda on väga kerge võimestada ja võimestada on vajalik selleks, et kroonilise diagnoosiga patsient, kõrgvererõhutõvega patsient, lisaks sellele, et ta võtab korrektselt ravimeid, on väga oluline, et ta jälgiks ka eeskujulikult tervisekäitumist. Ehk ta toituks tervislikult, ta liiguks piisavalt, ta ei suitsetaks ja tema alkoholitarbimine oleks mõõdekuse piirides. Tervishoiutöötajad on need, kes patsienti võimestavad, aga võimestada saab patsienti, kellel on selleks eeldused olemas. Ja võimestatud patsient on tegelikult enesejuhitud patsient ja enesejuhtimine nüüd krooniliste haiguste võtmes tähendab seda, et patsient on teadlik oma kroonilisest haigusest, ta teab alarmsümptomeid, mis tõttu on vaja kiiresti arstile pöörduda, ta teab oma vajadust raviskeemi, mis on arsti poolt määratud, jälgida ja tal on eeskujulik tervisekäitumine. Ja enesejuhitud patsient omakorda tähendab ju seda, et tema terviseseisund on kontrolli all, tal on parem toimetulek ja sellega seoses on tal ka väiksem tervisekaotus ehk vaatamata sellele kroonilisele haigusele, ta elab koos sellega edukalt ja tervisepuudega seotud eluaastate arv on madalam. Tänan teid kuulamast. Suurepärane. See kõik tuli nüüd terviku ja ülevaatlikuna, et raske on kohe sekkuda, aga küsime, kas meie auditooriumil on küsimusi, kus me saame kohe mikrofoniga juurde aidata tulla. Palun, kas saalil on küsimusi? Ta räägib nii hästi, ütles keegi, ja see on täiesti tõsi, et ma olen üle teiega 100% nõus. Kõik on nii tervik. Ent ma leidsin ühe käe, aga see on siin samas esimeses reas, et üks hetk meil on tarvis selleks, et tõlgid kuuleksid, on meil tarvis mikrofon võtta, aitäh. Et võib-olla selline küsimus, et kuidas seda meisterlikkust siis nagu suurendada või tõsta? Et olete te selle peale ka mõelnud või on äkki kuskil kirjandusest välja käidud, et see on võib-olla see kõige keerulisem, sama nagu see, et kuidas siis ta liikumisaktiivsust, eks ju siis, kui ma ei taha, kui ma ei pea vajalikuks, ma ei tea, eks ju, ei kuula, mida räägitakse, et kuidas siis seda poolt või kui lihtsalt see üldse on mõjutatav? Jah, aitäh. See võib ollagi just see punkt, mis on kõige raskemalt mõjutatav. Aga see tähendab seda, et siin tulebki nüüd lähtuda, kui madal või kõrge on patsiendi meisterlikkuse tase, ehk see tuleb tegelikult esiteks hinnata. Ja kui inimene ise saab aru ja näeb, kui oluline roll on temal enda kroonilise haigusega toimetulekul, siis seda kõrgemaks on võimalik ka seda meisterlikkuse taset, näiteks ka läbi psühholoogiliste sekkumiste tõsta. Ja sellega omakorda tõusebki siis ka enesekontrolli tase ehk ka eneseusk.